Tervist, head loengukuulajad siin ja sealpool ekraani. Siinpool kuulan mina ainult iseennast, sealpool kuulate teie mind. Ja mul tuleb meelde sellega seoses üks vana Delfi artikkel ja seal oli üks kommentaar. See oli minu artikkel ja minu artikli peale oli üks kommentaator kirjutanud kommentaari, et jälle on ta siin ja kirjutab kõik hullumaja linad täis. Ja siin ma olen jälle teie ees, püüan täis rääkida kõik selle umbes tunni aja. Ja teemaks ei ole mitte hullumaja, vaid on pangad ja pangasüsteemid. Ja põhimõtteliselt tuleks alustada sellega, et rääkida, mis on panga kui sellise olemus. Ajakirjandus kajastab pankasid kui mingisuguseid väga võimsaid organisatsioone, mida nad ka on, ja väga tublisid top-ettevõtted, mis toodavad hullult lisaväärtust juurde ühiskonda, mis on väga vajalikud, ilma milleta ei saaks ühiskonnad eksisteerida, toimida. Võib-olla see ka nii on, aga kohe kindlasti ei ole õige see kuvand, mis on pankades loodud, et nemad loovad ühiskonda juurde või majandusse juurde mingisugust lisaväärtust. Nad ei tee seda, sest sama tobe oleks väita, et elektriliinid loovad juurde majandusse või meie elule mingisugust lisaväärtust. Jah, ütleme, moraalset lisaväärtust nad loovad, sest kui elektritootja ei saaks edastada elektrit elektritarbija ehk siis meieni, siis loomulikult oleks asjad halvad ja selles mõttes nad loomulikult loovad seda lisaväärtust, et nad toodetud elektri toovad tarbijani ja pangad on ju samasugused, et nad ühiskonda või majandusse ringlusse antud raha, eelmine kord mäletate, rääkisin, kes annavad ringlusse raha, seda teevad keskpangad. Pangad seda ringlusse antud raha sisuliselt toovad meieni, kuidas õige on eesti keeles öelda, et me saaksime seda raha kasutada ja omakorda ringlusse anda, nii et pangad on rahanduse mõttes, nii nagu energeetikas elektriliinid on elektri ülekandmiseks tootjalt tarbijani, nii ka pangad on siis raha ülekandmiseks raha väljaandjalt raha lõppkasutajateni, ehk siis meieni ja nende vahel. Nii et ühesõnaga pangad on vahendajad, nende loodud lisaväärtus ei ole mitte väljendatud selles, et mingisugune reaalne käntsakas, kas kulda, mis siin laua peal näiteks on loodud, seda nad ei loo, või mingisugune tomateid, kurke, seda nad ka ei kasvata, aga nad siis põhimõtteliselt vahendavad seda raha, mis meie käes ringleb ja ilma pankadeta seda raha niimoodi liigutada ei saa, siis me liiguksime tagasi, nagu ma eelmine kord rääkisin, vankriratasteni, vankriteni, põrutava teeni ja selliste asjadeni. Nii et pangad kui sellised on puhtalt raha vahendajad. Pank kui ettevõte sooritab arveldusteenuseid, see ongi see raha vahendamine. Ta võtab vastu raha hoiule, selle hoiule võetud raha arvelt annab laenusid ettevõtetele, eraisikutele ja põhimõtteliselt ega ta ei anna seda kartulikotis, vaid need samad välja laenatud rahad ta hoiustab sinna samasse pangasüsteemi, kas siis iseendale või siis mõnda teise panka, et kartulikotiga tõesti rahad niimoodi ei liigu, et pank, üks ilus klassiku või ütleme niisuguse kodumaise klassiku ütelus on, et panga põhimõte on võimalikult palju endale sisse võtta ja võimalikult vähe välja anda. See ongi siis see, et selle jaoks pankadel ongi arveldussüsteemid, et hoiule võetud raha nad ei peaks mitte kartulikotis viima kuhugile kellegi kätte ja teistpidi, kui keegi laenu soovib võtta, kartulikotiga tagasi tooma ja siis sealt raha võtma ja sularahas laenu üle andma, vaid selle arveldussüsteemi vahendusel sisuliselt ongi võimalik raha niimoodi liigutada, et panga käest raha välja ei lähe ja pank ainult väljendab kuskil ekraani peal või tšekiraamatus numbreid, et palju teil on hoiuse peal ja kui palju te sealt olete laenu võtnud. Nii et pank ka selles mõttes on vahendaja, numbrite vahendaja, info vahendaja. Eesti krediidiasutuste seaduse järgi ei ole olemas sellist mõistet otseselt nagu on pangad, vaid käsitletaksegi sellist mõistet nagu krediidiasutus. Krediidiasutused rahvapärasemalt siis öeldes pangad ja krediidiasutustel on siis väga suured õigused toimetada rahaga, nad saavad inimestelt, avalikkuselt raha võtta hoiule, anda laenusid, toimetada arveldusi, maksetehinguid, igasuguseid muid tehinguid, mis on nende tehingutega seotud.
Panga spetsiifika põhimomendid. Loetleksin need ka üles, vaatan, mis need siin slaidi peal on ja kommenteerin võib-olla juurde, kus mingisugune huvitav mõte tuleb. No näiteks seda ma juba ütlesin, et pank on kõigest vahendaja, ise lisaväärtust juurde ei loo. See tähendab, et kui keegi kasvatab tomateid, kasvatab neid näiteks nii palju, kui et 100 euro eest, toob selle 100 eurot panka hoiule, siis mitte pank ei ole seda 100 eurot ringlusse tekitanud, vaid ikkagi see tomatikasvataja, need tomatid, nii et see raha väljendabki siis põhimõtteliselt nende tomatite ja siis loogiliselt võttes ka muude kaupade, teenuste väärtust. Tegevus pankadel on väga litsenseeritud, väga reguleeritud, ainult konkreetsed isikud või isikute ringid, kes suudavad välja võidelda tegevusloa, saavad tegeleda pangandusega. No nii on see peaaegu kõikides maailma riikides, kus rohkem, kus vähem. Mõnes riigis loomulikult vähem, ei ole ka muud tegevusvaldkonnad nii litsenseeritud. Aga kui me vaatame pangandust, siis loomulikult võrreldes ehitusettevõttega või mingisuguse muu ettevõttega, mille tegevused on ka teataval määral reguleeritud, teataval määral litsenseeritud, on pankade tegevused märksa rohkem reguleeritud. Ja miks? Sellepärast, et tegemist on siiski rahaga ja nii nagu ma ka esimeses loengus ütlesin, see, kes omab raha väljaandmise, raha liigutamise ja raha müümise õigust meie ühiskonnas, see ka valitseb meie ühiskonda, aga valitsejaks ei saa ju olla iga naabri Mati või naabri Kati, vaid see saabki olla väga konkreetne piiratud ring inimesi, kellel on selleks eelteadmised, eelsoodumus, kui nii öelda, vahendid oma eksistentsi õigustamiseks, soov sellega tegeleda ja lõppkokkuvõttes ka piisavalt siis ütleme tunnustust, võitlushimu, et need dokumendid korda ajada, piisavad rahakapitalid kokku ajada, et selle valdkonnaga tegeleda ja selles klubis ilusti hästi hakkama saada. Nii et see on siis see, mis puudutab pankade reguleerimist. Põhirollid, nagu ma ütlesin, laenusaaja, laenuandja, vahendaja, deposiitor, hoiustaja, investor, garant, käendaja, emitent, no see ongi siis raha väljaandja, ta emiteerib raha, aga emiteerib ka muid asju, võib-olla emiteerib aktsiaid, võlakirju, midagi muud. Ekspert, konsultant, ajakirjanduses on ju teada, et ikka küsitakse, et kuidas meie majandusel läheb, siis vastab mõni Swedbanki või SEB analüütik. Ma ei tea küll, miks, sellepärast, et kui räägitakse riigimajandusest, siis võiks ju vastata rohkem mingisugune riikliku asutuse, näiteks Rahandusministeeriumi ekspert, aga millegipärast vastab alati pankur. No aga see on ka selge, sellepärast, et majanduse käekäiku mõõdetakse rahas ja kes teab ikka raha asju paremini kui see, kes rahaga iga päev tegeleb, ehk siis pankur. Peamine finantsressurss on hoiused, muidugi see informatsioon, mida ma teile praegu ütlesin, et need hoiused on peamine finantsressurss, on vananenud info. Loomulikult, kui te võtate mingisuguse pangandusõpiku lahti, sinna on raiutud sisse kivinenud teadmised ja ajalooliselt see tõesti on niimoodi olnud, et mille arvelt siis pank laenu annab, eks ta ikka annab selle arvelt, et kohalikud põllumehed tulevad, toovad raha hoiule, kohalik kaupmees toob raha hoiule, keegi pensionär toob oma raha hoiule ja pangal on siis piisavalt vahendeid, et anda inimestele, kes tegelevad näiteks ettevõtlusega või tahavad võtta tarbimislaenu, selle inimeste hoiuste arvelt toodud raha siis laenuks. Aga see tänapäeval nii ei ole, sest seda väljendavad ju ka näiteks hoiuse intressid, mis on 0 või nulli lähedased või isegi allapoole nulli, et tuleks mõnel pool peale maksta hoiuse omamise eest pangas. Järelikult pangad saavad kuskilt mujalt oma vahendeid ja kus see mujalt on, nad saavad keskpanga käest, seda teemat me veel käsitleme siin jooniste ja graafikute näol, et see täpsemalt selgeks saaks. Riibamisi olen juba seda teemat ka eelmisel korral ette võtnud. Keskpank laenab pankadevahelisele rahaturule, börsile ja vaat sealt pangadki laenavad omavahel üksteisele. Jõukamad pangad annavad laenu, vaesemad pangad või need, kes rohkem ressurssi vajavad, võtavad laenu. Ja sellepärast hoiused on, kui riideturuga võrrelda, siis osad inimesed, ma ei tea, kui palju neid on, ma ei julge öelda, kas enamus või vähemus, kannavad nii-öelda first hand riideid ehk ostavad otse poest uusi rõivaid või ostavad kuskilt tehasest
kannavad neid, aga on ka inimesi, kes ostavad second-hand riideid, kes on siis või mis on juba siis kantud kellegi teise poolt, aga veel normaalselt kandmiseks. Vot hoiustega on sama lugu, et hoiused tegelikult on tänapäevases mõttes second-hand raha. First-hand raha on see, mida annab välja keskpank, ta laenab seda intressi vastu pangandussüsteemile, pankadevahelisele rahaturule, sealt võtavad pangad selle laenuks ja laenavad edasi ühiskonnale, see tähendab eraisikutele ja ettevõtetele, ja eraisikud ja ettevõtted, kes on selle laenuks saanud, paigutavad selle raha oma hoiusele, kes raha veel juurde teenib, majandustehingutest paneb ka hoiusele. Vaata, aga nüüd saate ise aru, et see hoiustatud raha ei ole mitte nende samade laenajate loodud või nende samade tööinimeste või ettevõtjate loodud, vaid nad kasutavad kellegi varem juba laenatud ja laenu kaudu ringlusse tulnud raha selleks, et siis endale tekitada hoiust. Nii et siin ongi nagu first hand ja second hand, sellepärast hoiused ongi second hand ressurss ja nad ei ole siis panga peamine laenuressurss. Nii et rahandussüsteem on muutunud, kuigi pealt näha tundub ta ju samasugune, nagu oli 100 või 200 aastat tagasi, et on ikkagi mingisugused hoiused, laenud, raha ringleb, tehinguid tehakse. Aga kui peenemalt sisse vaadata, on olukord muutunud. Ja pankade kohta öeldakse ka seda, et nad kätkevad või sisaldavad või koguvad endasse väga palju erinevaid riske. Neid riskiteemasid käsitleme ka siin tulevastes loengutes. Aga teistpidi võib öelda, et kui me vaatame pangandussüsteemi tervikuna, siis ei kanna pangasüsteem ju endas mitte mingisugust riski, sest me mõtleme näiteks siin Kreeka või Küprose raha või võlakriisi peale, mis siin mõned aastad tagasi olid ja kuidas ajakirjandus ahetas, et nüüd läheb kõik pankrotti ja nüüd lendab kõik uppi. Aga need, kes põhjalikumalt tundsid seda süsteemi, teadsid, kuidas asjad on, kes siin neid loengut kuulavad, peaksid ka teada saama hiljemalt loengu lõpuks, siis tegelikult olukord oli ju mitte nii drastiline ja hoopis vastupidine, sest kui te kujutate ette tänast rahasüsteemi ja neid samasid näiteks Küprose pankasid, mida öeldi, et varsti lähevad pankrotti ja näidati seal ajakirjanduses pilte, kuidas pikad järjekord ukse taga on ja kõik tahavad oma raha kätte saada, siis selle peale ma ütlen niimoodi, et siis kui olekski tahtnud kõiki oma raha välja võtta, tulevad näiteks pensionärid, tulevad noored inimesed, kes oma väikeseid säästukesi tulevad seal võtma, tulevad ettevõtjad, ütlevad niimoodi, et me tahame sularahas kõik selle raha kätte saada, mis me oleme enda pankade hoiuste peale kogunud. Ja pankur ütleb niimoodi, et vaata, täna ei saa, sellepärast et liiga palju on, teeme pangapühad, paneb ukse kinni korraks, inimesed on murelikud, ajakirjandus külvab paanikat, aga samal ajal pankur helistab siis ütleme Küprose keskpangale, ütleb, et kuule, raha on tarvis, laena korraks, muidu pank kukub kokku, kogu pangandussüsteem kukub kokku, sinu keskpank läheb ka uppi. Küprose keskpankur mõtleb, oi, väga halvad ajad on tulemas, aga õnneks ma olen ju suurema süsteemi liige, Euroopa Keskpanga süsteemi liige, helistab Euroopa Keskpanga presidendile, ütleb, et meil on olud natukene halvad, inimesed on paanikas, tühja neist inimestest, aga pangad on kokku kukkumas, kas saaks natukene sularaha, et see pööbel mass maha rahustada. Keskpanga president, ma ei tea, kes see praegu on, ütleb, saab ikka, kohe tulevad rahalaevad ja lennukid, paneme teele Küprose poole, saadetaksegi, saab sularaha, mida see sama Euroopa Keskpank ise välja annab, mis tal siis anda on. Mäletate, ma ütlesin, et Andro Roos võis ka tuua siia oma lipikuid ja kui keegi ütleb, et ma olen talle võlgu, ma maksan nendest lipikutest tagasi ja kui nad vastu võtavad, jumala eest, ma saan ju terve maailma kokku osta. Samamoodi on ju Euroopa Keskpanga ja eurodega, ise Euroopa Keskpank neid eurosid välja annab, tühja tal neid siis juurde trükkida on, ta trükibki neid juurde, saadab Küprosele, Küprose keskpank jagab pankadele laiali, järgmisel päeval tehakse pankade uksed lahti, kõik pensionärid, noored inimesed, ettevõtjad, töötud, kes oma väikeseid sääste ja ka suuri sääste pankades omavad, saavad sularahas raha kätte, vaatavad, oi, ilusad rahamärgid, mis sellega teha. Lähevad, ostavad poest võib-olla 50 euro eest endale natukene tagavarasid, toidutagavarasid, täidavad külmkappi ära, siis mõtlevad seda, et aga naabrimees saab sellele infole jälile, et mul on sularaha kodus, ma viin parem selle panka tagasi. Viib panka tagasi, pank kirjutab jälle sulle internetipanga lehe peale, et nii ja naa palju nullikesi, mullikesi,
või näitab sulle tšekiraamatut, et näed, raha on hoiule võetud, pankur rõõmus, viib laenuks võetud raha tagasi Küprose keskpanka, Küprose keskpankur ka rõõmus, helistab, ütleb, saada laev järgi, kulla kallis Euroopa Keskpanga president, ma saan sulle sinu trükitud eurot tagasi anda. Ja ongi probleem lahendatud, vot nii, kallis rahvas, tänane pangandussüsteem sellisel moel ei saagi üldse kokku kukkuda. Nüüd ma vist ütlesin midagi väga halba välja, nii et ei ole mõtet tulevikus paanitseda. Mis ei tähenda seda, et see süsteem nüüd väga hea süsteem oleks, ta võiks ju kokku kukkuda, aga ta ise ei kuku, ta tuleks kuidagi kukutada, tuleks midagi paremat selle asemel välja mõelda. Ja mida välja mõelda, ega ma ei kutsu siin üles riigipöördele, ega pangapöördele, ega rahapöördele, ma kutsun siin üles mõtlemisele, mõtleme koos ja vaatame neid teemasid koos edasi, sest kõik ei ole alati olnud nii, nagu see tänapäeval tundub ja sellepärast võtame ette järgmise teema, see on muistse pangandussüsteemi kujunemine. Ilmselt maailma kõige esimesteks pankadeks olid muistsed usutemplid Babylonias, see on kuskil 3 aastatuhandet enne Kristust ja muistseteks pankuriteks olid templi preestrid. Natuke mõtleme, miks olid need usutemplid siis esimesteks pankadeks, eks nad olid sellepärast, et usutemplid olid toonase ühiskonna keskpunkt, nii nagu raha ja pangad ja kõik sellega seonduv on tänase tarbimisühiskonna keskpunktiks. Järelikult olid ka jumal või jumalad usuteema ühiskonna keskpunktiks ja kuna see nii oli, siis need templid olid ka loomulikult hästi varjatud kohad, nad olid hästi usaldatavad kohad, hästi varjatud selles mõttes, et olid sinna kaitsemeeskonnad peale palgatud, oli ka võimu või usu aura selle ümber, see tähendab seda, et templis kas nüüd elas Jumal, aga vähemalt olid sellised kohad, mis olid Jumalale kohe väga meelepärased, see tähendab, nad olid pühad paigad, püha paika keegi ei julgenud rünnata, järelikult hoolimata sellest, kas seal oli valvemeeskond või ei olnud, oli seal juba selles mõttes väga kasulik ja õige hoida rahalisi väärtusi, näiteks toona seemnevilja, üldse vilja, nad olid käsitletavad omaaegselt isegi aitade ja magasiaitadena. Just nimelt sellepärast, et kes sinna röövima läks, see siis avaliku arvamuse järgi sattus Jumala viha alla ja keegi ei tahtnud sattuda Jumala viha alla ja seetõttu just oligi väga õige hoida rahalisi väärtusi pühades paikades, nendes kohtades, mis on Jumala kodu nii-öelda. Ja templipreestrid muutusid seetõttu ka sellisteks muistseteks pankuriteks. No mida nad selle seemneviljaga tegid? Tänapäeval me räägime inflatsioonist, toonases ühiskonnas pigem me rääkisime kas nüüd deflatsioonist, aga pigem ütleme siis niimoodi, et diskonteeritud rahast ehk siis sellest rahast, mis mitte ei teki juurde nagu tänases ühiskonnas intresside ja inflatsiooniga, vaid pigem kuivas kokku ja miks ta kuivas kokku, esiteks templipreestrid sõid osa vilja ära ja teiseks loomulikult olid ka rotid ja hiired, kes elasid koos Jumalaga sealsamas ja preestritega selles samas usutemplis ja nemad sõid osa sellest viljast ilusti ära. See tähendabki seda, et templipreestrid pidid tegelema seal kaalumisega, natukene sahkerdamisega, spekuleerimisega ja eks nad tegelesidki. Sinna muistsete usutemplite ümber koondusid toonased viljabörsid, põllumajandusbörsid tänapäevases mõttes ja eks käis vilgas selline viljakaubandus ja mitte ainult viljaga ja viljakottidega, vaid ju need muistsed templipreestrid hakkasid ka viljatagatisel kirjutama välja tšekke või selliseid kaubakviitungeid, et näed, mina olen vastu võtnud tonn rukist või 2 tonni nisu, andsid selle põllumehele, põllumees võttis selle tšeki, võib-olla jagas selle tšekiga osadeks, et oleks hiljem parem arveldada ja läks ja ostis siis selle tšeki eest endale midagi meelepärast, kuni lõpuks keegi, kes seda vilja siis tahtis, võib-olla siis pagar või mölder või kes iganes, läks siis sinna templisse ja lunastas kuskilt kaugelt saadud tšeki seemnevilja vastu, aga no mitte kaugeltki kõik ei tulnud seda lunastama, sest et ega eesmärk ei olegi võib-olla nii nagu tänapäeva põllumajandusel
Euroopa Liidu tingimustes nüüd vilja kasvatamine, vaid pigem spekuleerimine börsidel selle vilja väärtuse muutumisele. Ja siinkohal, kui te lubate, te peate lubama, sellepärast et mina nagunii räägin, tuleb mulle meelde ka Tartu Ülikooliga seotud vilja hangeldamise teema. Seda teemat kunagi on käsitlenud, ma arvan, et isegi oma Raadio 2 esitatud loengutes Hillar Palamets ja see on ka ühes raamatus täiesti olemas, minu arvates on selle raamatu pealkiri Lugusid toonasest Tartust ja täpsemalt sellest, kuidas toimus Tartu Ülikooli majandamine Rootsi ajal. Ja Rootsi ajal toimus see ülikooli majandamine selliselt, et nagu tänapäeval räägitakse, ülikool on ise majandav ja kuidagi akadeemiliselt sõltumatu. Toona oli ta tõesti ise majandav ja akadeemiliselt sõltumatu. See tähendab seda, et Rootsi kuningas oli andnud Tartu Ülikoolile ainult põllu- ja metsamaid, selliselt, et Tartu Ülikool saaks neid majandades siis maksta õppejõududele palka. Ja tal oli metsamaid, metsa sai võtta, ju maksti osa palka küttepuudes, aga Tartu Ülikoolil oli ka väga palju põllumaid, muu hulgas Narva jõe taga, see tähendab tänasel Ingerimaal, seal, kus on Ivangorod, seal, kus on Kingissepa linn, tänapäevane Venemaa territoorium, aga kunagised soome-ugri alad ja kunagised Eesti alad enne teist maailmasõda. Nii et kui keegi siin räägib ka seda, et need alad pole kunagi Eestiga seotud olnud, siis täiesti vale. Lugege raamatut Lugusid toonasest Tartust, sealt saate teada, et Rootsi kuningas andis juba Ingerimaal väga palju põllu- ja metsamaid Tartu Ülikooli kasutusse. Seal kasvatati siis metsa ja kasvatati ka vilja ja Tartu Ülikooli töötajatele, professoritele makstigi palka viljas, nii nagu Hillar Palamets on oma uurimustes välja toonud. Ja hakkasin mina siis selle asja peale mõtlema, et kuidas see oli, et pidas lektor või professor loengu ära ja pärast loengu lõppu anti talle siis näiteks 50-kilone viljakott õla peale, ei tea, kas professor seda õla peale jõudis tõsta niimoodi ja koju viia ja see ei tundunud mulle väga selline usutav, et ma arvan seda, et palka võidi küll maksta viljas, aga see tähendab seda, et viljas ainult suhteliselt või arvestuslikult ju sellele professorile anti ikkagi Tartu Ülikooli poolt mingisugune paber, mida võime käsitleda tänapäevase paberrahana, kus oli kirjas, et näed, sinule kuulub kuskil ülikooli aidas, kus me oleme ladustanud rukist ja nisu ja muud teravilja, et sulle kuulub näiteks seal 20 kilo rukist, 50 kilo nisu ja mingisugust kilosid veel midagi ja kui sa tahad, siis sa saad need vahetada seal selle vastu, aga kui sa tahad, siis võta see tšekk ja mine osta selle eest poest endale midagi kasulikku, head ja ilusat. Nii et rahal on olnud mingisugused tagatised ja need tagatised on olnud varasematel aegadel päris sellised käega katsutavad ja see ulatub kõik juba siis päris muistsetesse aegadesse välja ja on seotud ka meie armsa Eestimaaga ja selle eluga, mida me siin Eestis oleme ilusti elanud. Aga kaasaegne pangandus, kui selline öeldakse õpikute järgi olema alguse saanud siis renessansiaegses Itaalias, seda lugu ma eelmine kord juba vihjamisi niimoodi rääkisin, kus siis põhimõtteliselt kullakaupmehed otsustasid hakata kaupmeestelt ja teistelt isikutelt, kellel kulda oli, seda kulda hoiule võtma, hoiule toodi seda siis seetõttu, et kardeti enda kodus hoida ja liiga raske oli kaasas kanda ja hakkasid kirjutama samamoodi nagu need muistsed templipreestrid või Tartu Ülikooli juhid siin Rootsi ajal vilja peale, kirjutasid välja selliseid kaubakviitungeid, kirjutati siis ka kullakviitungeid välja ja need kullakviitungid muutusidki sisuliselt kullaga tagatud paberrahaks ja hakkasid ühiskonnas ringlema ja loomulikult kullassepad avastasid õige pea, et on kasulik muutuda hoopis kullassepast pankuriks, kirjutada kaubakviitungeid või tšekke rohkem välja, kui sa oled reaalselt kulda vastu võtnud ja saada sellega rikkaks ja veel selle kaudu, et neid täiendavalt välja kirjutatud kaubakviitungeid ju mitte keegi ei annetanud ühiskonnaliikmetele, vaid laenas ikkagi intressi vastu. Nii et see on see kaasaegne pangandus ja selle algus Euroopas. Ja mida veel siit tuua, võib-olla rääkida natukene ka saaridest, kuigi mina ei ole ajaloolane. Ma siin tegin TikToki videosid ka sellest samast rahandusest ja millegipärast väga paljud rääkisid, et rahaga tegelevad juudid.
Noh, siit me jõuamegi sinna, et muistsed kasaarid. Noh, ma ei peaks seda teemat muidugi väga viisakaks käsitleda, kui me räägime kuidagi geneetilistest juutidest või millestki taolisest. Noh, pigem kui siin vihjamisi öeldakse, et juudid või kasaarid, siis see pigem peaks viitama ametile umbes niimoodi, nagu Eestis on ütlemine juba vanast ajast, et näed, pöördu selle mehe või naise poole, ta on selle ala juut, näiteks ta on selle piimavabriku juut, ta teab, kuidas seda piima toodetakse. Et ma võtaksin seda juudi ja raha teemat ka niimoodi, et need, kes rahaga tegelevad, need ongi juudid. Antud juhul mina räägin teile siin rahast ja võib öelda seda, et olengi rahajuut, räägin nendest asjadest. Aga põhimõtteliselt eelmine kord rääkisin ka natukene Inglise rahasüsteemist, Inglise maksusüsteemist, kuidas see oli 10. sajandil. Põhimõtteliselt sinna juurde tuleb öelda seda, et ka katoliku kirik sarnaselt tänapäeva islamimaailmale keelas toona üldse majandustehingutes intressi võtmise. Intressi võtmine oli lubatud ainult ühel juhul, see oli merekaubanduses, kus siis põhimõtteliselt oli see intressi võtmine ka õigustatud sellepärast, et alati võisid juhtuda merel pahad asjad, näiteks tuul puhus liiga kõvasti, oli torm, laev läks selle tõttu põhja või tulid mereröövlid ja osa kaubasaagist läks kaduma. See oli võimalik statistiliselt, protsentuaalselt ilusti välja tuua ja näiteks leitigi, et iga 100 merereis läheb untsu, järelikult oli õigustatud merekaubandustehingutes 1% intressi võtmises, noh 1 jagatud 100-ga, see ongi siis, et 1% tehingutest läheb untsu, et siis võeti merekaubandustehingutes 1% intressi, kui seda merekaubandust siis finantseeriti, aga muudes valdkondades oli keelatud ja sellest merevaldkonnast, sellest kasvas välja siis tänapäevane kindlustus. Aga põhimõtteliselt kõik muud valdkonnad intressi võtmist ei tolereeritud. Noh, kui me jõuame islamipanganduse juurde, räägin ka lähemalt sellest, miks tänapäeval islami maailmas intressi võtmist ei saa tolereerida ja minu hinnangul tegelikult see on ka päris õige, et seda ei tolereerita. Aga kui siin põhimõtteliselt 965. ja 969. aasta vahel siis Sviatoslav I allutas Kasaari Kaganaadi, mis oli niisugune juudi või kasaari riik, siis seal Venemaa või slaavi aladel allutas slaavi riigile, Kiievi Vene riigile, siis põhimõtteliselt kogu see nende kaubanduspraktika, kogu rahanduspraktika valgus alguses Venemaale ja siis ülejäänud Euroopasse laiali ja sellepärast see mõjutas ka katoliku kirikut, sest katoliku kiriku juures on ka alati tegutsenud ju rahaisad, on ju tänapäevalgi üks väga võimas pank maailmas, Vatikani pank, kus ei tegutse mitte ainult katoliiklased, vaid on ka seal kõiki muid nõuandjaid, kuidas seda tegevust korraldada. Vaat sealt alates siis põhimõtteliselt ka katoliku kirik loobus sellest intressi vastasusest ja Euroopa osaks sai see tänapäevane rahasüsteem. Ühesõnaga, see lõi alused tänapäevase intressipõhise rahasüsteemi kujunemiseks. Ja noh, seda teemat ei ole võib-olla mõtet siin pikemalt käsitleda, need on nagu sellised asjad lihtsalt, mida peab teadma. Selleks, et mõista seda, et kogu aeg ei ole olnud sellised süsteemid ja selline olukord, nagu ta on tänapäeval, on tehtud ka teistmoodi, lihtsalt see, kuhu me täna jõudnud oleme, see on evolutsioonilise arengu tulemus. Nüüd võib-olla pöörame pilguga Ameerikasse, sealt, kus tuleb meile tänapäeval õnn ja rõõm, peame ka teadma seda, kuidas seal rahandussüsteem kujunes. Euroopa on nüüd enam-vähem nüüd selge ja kujunes ka umbes analoogseid radu pidi, sest noh, eks need inimesed, kes läksid, ma ei räägi siin indiaanlastest, kes läksid Euroopast Ameerikasse, nad lootsid alustada uut elu. Ma usun, et väga paljudele neist ei meeldinud see õhku täis intressipõhine rahasüsteem. See oli ka üks põhjus, miks siit lahkuti, sest see on ka väga paljude viletsuste ja halbade nähtuste aluseks, mis meil siin ka tänapäeval on ja mis oli ka mitusada aastat tagasi, kui eurooplased rändasid Ameerikasse ja püüdsid need muistsed ameeriklased mõnisada aastat tagasi teha asju natukene teistmoodi.
Ja kuidas nemad siis tegid? Eks nende süsteem, rahasüsteem, pangasüsteem oli ka seotud kullaga ja see süsteem oli kõige paremas mõttes liberaalne. Tänapäeval me teame, et Ameerika Ühendriikide dollareid annab välja Föderaalreserv. Aga toona põhimõtteliselt riik või pangandussüsteem ei sekkunud sellisel määral raha loomisesse, nii nagu ta teeb seda täna. Vaid igal pangal, ja need pangad ei olnud ka nii litsenseeritud, nagu nad tänapäeval on, igas osariigis, igal pangal oli õigus anda välja Ameerika Ühendriikide dollareid. Dollarite väljaandmine ei olnud isegi mitte Ameerika Ühendriikide kui riigi pärusmaa ja ei olnud ka Föderaalreservi pärusmaa, sellist Föderaalreservi ei olnudki, Ameerika Ühendriikidel ei olnudki keskpanka, oli ainult rahandusministeerium, oli Ameerika Ühendriigid kui riik selline, kes oli paika pannud, kuidas see Ameerika Ühendriikide dollar peaks ringlusse tulema ja olid täpsed kogused ära määratud, kui mitme grammi kulla või kui mitme grammi hõbeda tagatisel oli igal Ameerika Ühendriikide pangal õigus dollareid välja anda. See tähendab seda, et kui oli hoiustaja, inimene, kellel oli kulda või hõbedat ja ta astus sisse mõnda Ameerika Ühendriikide panka, olgu ta riiklik pank, erapank, ühistuline pank, mis iganes, ja tal oli konkreetne kogus kulda, siis see pank võis välja kirjutada Ameerika Ühendriikide dollareid, eks need olid siis tal kuskil seifis valmis trükitud, lihtsalt pankur kirjutas allkirja alla, et näed, see dollar on nüüd antud ametlikult ringlusse ja niimoodi see läks. Ja eks oli ka seal ju väärtarvitused selles mõttes nagu siin renessansiaegne Itaalia kullasseppade tegevus, täpselt samamoodi, toodi ju kulda hoiule, Itaalia kullassepad andsid ka kaubakviitungeid vastu, olgu need siis Itaalia liirid või mis iganes raha seal tol ajal kehtis, aga hakkasid andma rohkem paberraha vastu, kui reaalset kulda oli toodud, eks täpselt sama väärnähe tekkis ka Ameerika Ühendriikides, ainult et selle vahega, et Ameerika Ühendriikide föderaalvalitsus kontrollis seda seaduste alusel. Käis, tegi pistelisi raha väljavõtmisi, see tähendab seda, vaatas panga bilanssi, ütles, et ahah, näed, 100 kilo kulda vastu võetud, järelikult peab see 100 kilo kulda olemas olema, 100 kilo eest on ju ka kaubakviitungeid välja antud, läks võttis 100 kilo eest kaubakviitungeid riigieelarvest, need samusid Ameerika Ühendriikide dollareid, läks viis sinna pangakontorisse, ütles, et maksa 100 kilo kulda välja ja nüüd, kui pankur punastas, võib-olla ütles, et mul ei olegi 100 kilo, mul on hoopis 10 kilo, et näed, ma olen siin 10 korda rohkem dollareid välja andnud, siis Ameerika Ühendriikide valitsus lihtsalt riigistas selle panga, hullu polnud midagi, ega ta päris pankrotti ei läinud, sest nende täiendavalt välja kirjutatud dollarite najal oli välja antud ju laenusid, eks Ameerika Ühendriikide valitsus võttis siis selle laenuportfelli endale üle ja hakkas ise majandama, tegi asjad korda, aga vaat selliselt siis föderaalvalitsus kontrollis seda raha ja pangaturgu ja kellele see ei meeldinud, mis te arvate, kas inimestele ei meeldinud või ei meeldinud see pankuritele? Ma arvan, et õige vastus on see, et see ei meeldinud pankuritele ja sellepärast Ameerika Ühendriigid korduvalt olid sunnitud oma praktikat muutma. Pankurid töötasid vastu, käskisid siis kongressil vastu võtta sellised seadused, et luuakse midagi tänapäevase keskpanga taolist, loodi kõigepealt Ameerika Ühendriikide esimene pank, mis täitis keskpanga funktsioone, aga siis tulid võimule teised tegelased, liberaalsed, vabadusi pooldavad tegelased, liberaalsed siis just vabaduste mõttes, kodanikuvabaduste mõttes, likvideerisid ära selle First Bank of United States ja tuli jälle siis see sama kord, mida ma juba kirjeldasin, et ikkagi kullatagatisel ja niimoodi ausalt, aga ei meeldinud see jälle pankuritele, võeti jälle vastu seadused, 3 sellist Ameerika Ühendriikide panka, keskpanga hakatist loodi ja likvideeriti ka ära. Paljud presidendid on oma tervist ja elu jätnud sinna, minu arust Andrew Jackson isegi oli selline, kes oma surivoodil ütles, kui ta käest küsiti, et mis on sinu kõige suurem teene Ameerika Ühendriikide presidendina ja ta ütles ajaloolised sõnad, ma tapsin panga. Aga see ei jäänud kauaks niimoodi, et nagu ma ütlesin, 3 korda asutati, 3 korda likvideeriti, kuni jõudsime aastasse 1913, kui asutati Föderaalreserv,
muide, kurjad keeled räägivad, et selleks oli tarvis ka bolševike revolutsiooni Venemaal, sest Venemaa oli ainukene riik maailmas, kus reaalselt kuld ja hõberahad ringlesid ka tavaliste inimeste käes, sai turul kala ja piima ja liha osta ja leiba, selle eest arenenud Euroopas sellist nähtust ei olnud, seal oli juba ammu paberraha ja kuld ja hõbe olid inimeste eest kaugele peitu viidud pankurite seifidesse. Ja kurjad keeled just räägivadki seda, et see Tsaari-Venemaa kuld saigi pärast bolševike revolutsiooni ilusti viidud Ameerikasse ja see sai föderaalreservi nii-öelda siis esimeseks tagatiseks, tema tegevuse aluseks. Aga mis see föderaalreserv on? Föderaalreserv oma olemuselt ei ole mitte riiklik mingisugune pank või ta ei ole ka Rahandusministeeriumi käepikendus, vaid ta koosneb 13 kohalikust pangast, mis on siis selle föderaalreservi omanikud ja selle 13 panga nõukogus kõrgemas organis omakorda istuvad siis pooleks, aga jämedam ots on siiski erapankurite käes, erapankurid ja siis ka mõned riigi esindajad. Aga nagu ma ütlesin, erapankureid on seal rohkem, jäme ots on erapankurite käes ja õigus on nendel, kes ütlevad seda, et föderaalreserv põhimõtteliselt on eraettevõte, juriidiliselt see võib-olla tõesti nii ei päde, sellepärast et on riiklike seaduste alusel tehtud ja kuulub justkui Ameerika Ühendriikide riigisüsteemi juurde, täpselt nii nagu Euroopa Keskpank kuulub Euroopa Liidu asutuste juurde, isegi Euroopa asutamislepingu alusel, ainult et Euroopa asutamislepingus on Euroopa Keskpanga kohta öeldud niimoodi, et Euroopa Keskpank ei tohi saada juhiseid ja talle ei tohi anda juhiseid Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, liikmesriikide valitsused, parlamendid ega mitte ükski liikmesriigi ega Euroopa Liidu muu institutsioon. Euroopa Keskpank valitseb ennast ise ja korraldab Euroopa rahapoliitikat täpselt nii, nagu ta ise seda heaks arvab, ükskõik mida ütlevad Euroopa riigid ja Euroopa valijad erinevates Euroopa Liidu riikides. Ja põhimõtteliselt täpselt samasugune süsteem on juba 1913. aastast makseb ka Ameerika Ühendriikides föderaalreservi näol, lihtsalt seal on ta veelgi enam, avalik. See tähendab seda, et Ameerika Ühendriikides kohe avalikult istuvad keskpanga nõukogudes siis erapankurid, Euroopa Liidus, Euroopa Keskpangas see päris nii ei ole, aga sinna me jõuame, kuidas siis Euroopas on need asjad korraldatud. Nüüd räägime ka erapankadest, kuidas erapangad on kujunenud kaasajal. Esimesed pangad siin meie Eesti ja Liivimaa aladel ja ütleme selles Euroopa osas, mida meie rohkem tunneme ka Saksamaal, alustasid kommertspankadena. See tähendab seda, et olid mõned rikkad kaupmehed, olid rikkamad ärimehed, kellel oli vahendeid kogunud ja nemad siis panid kas ühiselt või igaüks ise oma rahad kokku, panid seifi ja asutasid panga ja põhimõtteliselt hakkasid välja andma laenusid. Meie aladel need nimed on ära ununenud, aga pankadena tegutsesidki sellised asutused nagu Liivimaa mõisade krediidiselts näiteks, see oligi sisuliselt Liivimaa alal tegutsenud ja elanud mõisnikele kuulunud krediidiasutus, pank, kus siis põhimõtteliselt laenu said ainult mõisnikud, mõisnikega seotud isikud, linnakodanlus, sellised inimesed ja asutused. Ja kuna see olukord selline küllaltki ebavõrdne oli ja tekkisid ajaloolised protsessid või löödi käima ajaloolised protsessid, nagu siis põhimõtteliselt talude päriseks ostmise võimaldamine Eesti ja Liivimaal, siis needsamad mõisade krediidiseltsid ei andnud laenusid talumeestele, Eesti soost talumeestele ja seetõttu kommertspankade kõrvale õige pea pärast seda, kui tsaar oli siis pärisorjuse kaotanud ja oli võimaldanud talusid hakata ka päriseks ostma, hakkasid tekkima hoiulaenuühistud, ühistulised pangad. Ja eks nad tekkisidki sellest, et need eestlased, kes olid linna läinud, olid saanud seal apteekriteks, kaupmeesteks, tulid hoiustajatena sisse sellistesse ühistutesse ja hakkasid laenusid andma nendele eestlastest talupoegadele, kes olid siis ärksamad ja tahtsid oma talusid hakata mõisnike käest päriseks ostma
ja vaat selliselt hakkas see kapital siis ka Eesti rahva käes ringlema ja hakkasid need ühistud pakkuma siis konkurentsi põhimõtteliselt kommertspankadele. Ja kui me vaatame seda arengut nüüd konkreetselt Eesti Vabariigis, siis Eesti Vabariigi alguseks ühistud kui sellised ei olnud väga levinud, siiski peamiselt olidki need kunagiste mõisnike järeltulijatena või mõisnike järeltulijate loodud kommertspangad, krediidiseltsid. See oli kuskil 95% turust ja ainult 5% kuulus hoiulaenuühistutele ja ühistupankadele. Aga see olukord hakkas iseseisvas Eesti Vabariigis õige pea muutuma ja 1940. aastaks kuskil 50% pangandusest oli Eestis ühistuline ja 50% kuulus siis mõnedele üksikutele erapankadele. Aga loomulikult need ühistud ja ka erapangad olid märksa teistsugused, kui nad olid tänapäeval. Näiteks mul tuleb meelde kuskilt vanadest brosüüridest, et Petserimaal tegutses päris mitmeid selliseid hoiulaenuühistuid või ühiskassasid ja mõne ühiskassa liikmeskonna suurus Petserimaal oli ainult kuskil 20 inimest või alla selle. Tänapäeval oleks see mõeldamatu, see oleks nagu see, et naabrid otsustavad omavahel rahad kokku panna ja teevad panga, mis ei ole iseenesest vale, aga nagu ma loengu alguses ütlesin, pangandus on õudselt ja väga suures ulatuses ära reguleeritud, ära litsenseeritud, igasuguse bürokraatia taha ja alla maetud, mitte ainult meil, vaid terves Euroopa Liidus ja terves läänemaailmas. Ja tänapäeval jah, see oleks mõeldamatu, kuigi iseenesest on ju tegemist väga õige lähenemisega, sest kui ma tahan vaba kodanikuna, loomulikult mul on vaba voli minna suurte globaalsesse ettevõttesse, arveldada seal, laenata sealt, panna sinna rahahoiule, aga miks mitte, kui ma leian, et mu naabrimees on tubli mees, ma usaldan teda ja tema usaldab mind, miks ma ei võiks kahekesi temaga teha väikse panga ja me ei peagi sinna midagi ega kedagi teist juurde võtma, vaid võimegi kahekesi toimetada, peaasi, et endal lõbus on ja peaasi, et endal mingisugune sisu ja mõte sellele asjale leitud on. Nüüd üks pangandusvaldkond, millest tuleks veel rääkida, on islami pangandus. Kui seda kuskil, ütleme, kas siis kristlikes ringkondades rääkida, siis mõni hoiab peast kinni, mina ei hoiaks, sellepärast et nagu ma ütlesin, ka katoliku kirik omal ajal keelas intressi võtmise ja see on tegelikult õige, et intressi võtta ei tohiks. Ja miks ta on õige? Sest kui me vaatame islami maailma või üldse moslemite Araabia maailma, siis see ühiskond põhineb väga suuresti annetamisel. Aga mitte sellisel pisarate kiskumise annetamisel, nagu meil siin jõulutunnelid ja kõik sellised asjad on, mitte et ma nüüd otse kritiseerin, aga küsimus on ka eesmärgis ja küsimus on, ütleme siis, motiivis, miks keegi midagi teeb. Kas ma annetan sellepärast, et endale Jumala või oma südametunnistuse ees osta mingisugust indulgentsi, õigustust ja saada kuidagi õhtul öelda, et oi, küll ma olen hea inimene, ma olen selle jaoks andnud ja kui palju ma olen teiste jaoks teinud ja ennast ohverdanud. See lähenemine minu arvates ei ole päris õige ja see ei ole see lähenemine, mida islami ühiskond kasutab annetuse mõiste juures, vaid annetus kui pigem selline vastastikune ühistegevus, arusaamine, et ühiskond ongi üks, ei saa eraldada ühiskonna liikmeid, olgu tema varandusliku seisuse, tema isegi rahvusliku kuulumise, isegi usutunnistuse järgi, vaid kes me siin ühisel territooriumil ühise saatusega elame, me oleme paratamatult üks, meeldib see või mitte, isegi kui naabri nägu ei meeldi, oled sa ka selle oma naabriga üks ja pead hakkama saama kuidagi viisi, mis ei tähenda, et kõike tuleb valimatult heaks kiita, aga tuleb saada hakkama. Ja islami ühiskonnad põhimõtteliselt ongi sellistena üles ehitatud. Ja kuidas toimib siis näiteks pangandus? Toimibki niimoodi, et sina tood raha hoiule, aga sina ei saa intressi. Miks sa ei saa intressi? Sellepärast, et keegi peale issand Jumala taevas, keegi peale Allahi ei oska öelda, mis sellest rahast edasi saab.
Ja me ei räägi siin sellest, et hiired sõid ära või putuk sõi ära või et keegi varastas ära või pani oma taskusse, vaid me räägime sellest, et kui sina tood oma raha panka hoiule, siis pank peab leidma kellegi, kellele ta selle raha välja laenab. Oletame, et ta laenab sinu hoiusena toodud raha välja põllumehele. Põllumees on aus, ta paneb sinna tagatised, me ei saa rääkida, et keegi paneb taskusse või putuk sõi ära, aga võivad olla väga halvad ajad. Võib olla see, et Allah ei taha, et järgmisel aastal tuleb hea aasta. Tuleb maavärin või tuleb näiteks suur ikaldus ja ei tule sellest põllumajandusest mitte midagi välja, järelikult ka see laen, mis sellele põllumehele anti, läheb untsu, järelikult läheb untsu ka see hoius, mida hoiustaja sisse tõi. Nii et keegi peale Allahi, peale issand Jumala taevas, ei saa garanteerida ilma naljata mitte midagi meie ühiskonnas ja seetõttu öelda ette, et näed, täna paned raha hoiule, aga aasta pärast saad 5%, 10%, 1% või 0,1% rohkem tagasi. Kui sul täna oli ja kui sa täna hoiule tõid, siis tegelikult juba see on selles mõttes patt, see on niisugune tänamatu ette ennustamine, sest me keegi ei tea, kuidas läheb. Ja siin tulebki mängu annetus. Loomulikult ega keegi ei pea aitähi eest töötama ega aitähi eest siis majandama või oma raha hoiule tooma, aga Islamipank teebki lepingu. Ta teeb sellise lepingu, et ta jagab sinuga seda kasumit, seda tulu, seda tulemit, mis tekib sinu raha edasi laenamisest reaalsesse majandusse ja just nimelt reaalsesse majandusse, sest islamis näiteks ei anta islamipanganduses raha kasiinode tegevuseks, litsimajade tegevuseks, kuna seal sealiha ka ei sööda, siis sealiha tootmiseks, tarbimiseks, kaubanduseks, ühesõnaga sellisteks asjadeks, mis lähevad islami usu põhimõtete vastu. Ja mõned asjad peaksid olema ka meie ühiskonnale väga arusaadavad, miks seda teha ei tohiks, aga mida meie pangad väga suure rõõmuga teevad, sest meenutame, kes meil on siin kõige vägevam börsiettevõte, eks see ole ju ka seesama kasiinokett, mis meil siin tegutseb ja väga paljud eestlased löövad uhkelt vastu rinda ja ütlevad, et ma olen vägev eestlane, ma olen ka sinna edukasse ettevõttesse, mis väga paljude inimeste, mängusõltlaste elu tegelikult ära rikub, investeerinud. Aga tuleme tagasi Islamipanga juurde, kuidas hoiustaja siis oma intressid või siis kasviku intressiks ei tohi seda nimetada, kätte saab, eks ta saabki siis läbi selle, et pank annab põllumehele laenuks raha, põllumees kasvatab vilja, tuleb 1 kilost seemnest tagasi 10 kilo, kasum ongi 9 kilo ja põhimõtteliselt nüüd kõigepealt pank jagab selle kasumi, selle 9 kilo ära põllumehega, näiteks teevad pooleks, pool saab põllumees, 4,5 kilo saab põllumees ja vastava rahalise väljenduse siis. Ja 4,5 kilo saab pank ja nüüd pank jagab seda raha siis hoiustajaga, näiteks ütleb seda, et näed, see on minu pank, pankurina, eks ole, et ma sealt näiteks 2,50 võtan endale, eks ole, aga 2 annan sulle hoiustajana peale kasvikuks ja ole sellega õnnelik ja seda ei nimetata siis, nagu ma ütlesin, mitte intressiks, vaid seda nimetatakse annetuseks. Põllumees annetab osa oma kasumist, ausast tegevustulemist, mida ta tänu Allahile ja Allahi eeldusele teenis pankurile, pankur osa oma tulust annetab hoiustajale ja hoiustaja, kui ta võtab sealt raha sealt pangast välja, selle kasviku, siis ta näeb võib-olla tee peal kerjust ja ta annab ka sellele, sest võib-olla sellel kerjusel ei ole käsi ja jalgu ja niimoodi ta täidab siis oma kohuseid ühiskonna liikmena. Ja kui me vaatame ka, näiteks Araabia riikide toimimist, siis seal ei ole nii palju makse, nagu meil on. On sisuliselt ainult tulumaks ettevõtjatele, ei ole üksikisiku tulumaksu, ei ole seal käibemaksusid, selliseid. On üks maks peaasjalikult ja see on ettevõtte tulumaks, aga mitte selles vormis, nagu ta meil kunagi oli, mis oleks täielik mõrv, kui keegi tahaks seda nagu uuesti kehtestada selle maksude rägastiku juurde veel lisaks, mis täna on. Aga seesama üks ainus ettevõtlus tulumaks, see on ju ka tegelikult oma olemuselt selline annetus. Ja see näitab seda, et riik kuulub ju islamimaailmas riigijuhile, nimetame seda riigijuhti kas presidendiks, keisriks, sultaniks, kuningaks, kelleks iganes, kuidas konkreetne islamiriik seda on reguleerinud oma seadustega.
aga ta kuulub riigijuhile ja riigijuhi ülesanne ja vastutus on luua selline ettevõtluskeskkond, mis oleks sobilik. Ja riigijuht saab tasustatud või annetatud sisuliselt ka ettevõtjate poolt sellisel juhul, kui ta on teinud seda kooskõlas Allahi tahtega ja kui ta on loonud sellise ettevõtluskeskkonna, mis suudab midagi reaalselt lisaväärtust luua. See tähendab seda, et kui riigiettevõtjatel läheb hästi, tekib kasumit, siis loomulikult läbi selle ettevõtlusmaksu, tulumaksu saab ka riik ja riigieelarve ja riigijuht riigi edasimajandamiseks, aga kui läheb pekki rahvakeeles öelduna, siis põhimõtteliselt ei ole ka mingisugust maksu loota islamiriigi riigieelarvele ega ammugi mitte riigijuhile. Aga vaatame kas või meie oma Eesti maksusüsteemi, lood ettevõtte, hakkad midagi vaikselt müüma, kohe tuleb peale käibemaks ja see käibemaks ei ole mitte selle summa pealt, mis sulle ära on laekunud, vaid selle pealt tekkepõhiselt, mis sa oled müünud. Võib-olla sulle ei ole keegi veel maksnud, näiteks riigis on majandussurutis või minu pärast need samad COVID-i piirangud, mille see sama valitsus ise on kehtestanud, aga maksu tuleb ikka maksta, käibemaksu juba ennetavalt. Kus sa selle raha võtad, pole sinu asi, tähendab just on sinu asi, aga pole riigi asi ja põhimõtteliselt laena või see kokku. Samamoodi teed oma ettevõtte, võtad töötajad, kohe tuleb 10. kuupäeval üksikisiku tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, kogumispension ja nii edasi. Võib-olla nad ei ole tootnud midagi või kui on tootnud, siis ei ole suutnud nad seda maha müüa, aga riigile tuleb pajukit ikkagi maksta. Vaat selline on see lääne ühiskonna maksusüsteem, mis on ka maksev siin meil Eesti riigis ja head loengukuulajad, saate ise aru, et see on põhjalikult erinev sellest, mis kehtib näiteks siis ka Araabia maades. Nii et kõik see asi on tervik, rahasüsteem, maksusüsteem, pangasüsteem, riigisüsteem. Need on põhimõtteliselt kaks erinevat kultuuriruumi, kaks erinevat väärtussüsteemi. Ja kõige naljakam, nagu ma vist juba mitu korda olen öelnud, on selle asja juures see, et ka meie ühiskonnas oli vanal ajal, siis kui katoliku kirik andis tooni ja oli keelanud intressi võtmise ja kaubanduse ja rahanduse sellisel kujul korraldamise, nagu see on tänapäeval, oli ju seesama kord maksev ka meie juures, ainult et me oleme väga kaugele läinud sellest inimlikkusest ja väga sügavale astunud selle raha kultuse teele. Nii et vaat, need on need asjad, mida peaks võib-olla siis teadma rahasüsteemi ja pangasüsteemi kujunemisest. Aga ma arvan, et tänaseks on juba küll, tulles tagasi loengu alguse juurde, ma loodan, et teil on ajud kõik minu poolt täis kirjutatud neid mõtteid, mida ma siin avaldasin. Need ei pruugi olla kõik õiged mõtted, need on mõttearendused, mõttevälgatused. Palun arendage neid ise edasi ja kui on midagi kommenteerida, ette heita või kiita, võtke ühendust ja läheme edasi. Kohtume järgmisel korral.